Jou, sõbrad, tere tulemast vaatama Teema Special episoodi, mida me oleme teie jaoks sepitsenud juba mitu kuud. Just nii, tahame teieni tuua värske ja vürtsika meelelahutuse, mida Kroonika ei paku. Ja kes teab, äkki näeme ka armastuse tärkamist. Kui olete näinud Briti Sidemani, siis võite juba aimata, mis siit tulema täna hakkab. Aga me mõtlesime, et miks ka mitte tuua eestlasteni selline pull. Me oleme üle Eesti kokku toonud 12 silmapaistvat neiut ja Daniel Weinbergsi ülesandeks on lihtsalt valida, kelle ta tahaks neist kohtingule viia. Teises voorus lööme kaardid aga segi. Siin saavad naised enda võimaluse otsustada, kas nad tahavad Danieliga kohtingule minna või lahkuvad saatest. Kes otsustavad jääda, liiguvad edasi 3. kohtinguvooru. Kas see kohting toob kaasa romantilise edu või täieliku läbikukkumise, sõltub auväärt armu žüriist, kes jälgib kogu mängu kõrvaltoas laivis. Just nemad otsustavad, mida Daniel kohtingul ütleb ja teeb. Ja enne kui alustame, siis sõbrad, palun vajutage seda punast subscribe nuppu, sest kui saame kokku 2000 subscriberit, lubas Lepik oma habeme süsimustaks värvida. Daamid ja härrad, loodetavasti olete valmis, sest Daniel kindlasti on. Kas meil on teema? Alusta! Mu suurimad tugevused on need püssid. Vaat, need ei ole väga näha, aga mul on selline rohkem kvaliteet üle kvantiteedi biceps. Mu suurim nõrkus on, ma ütleks, ongi naised tegelikult. No veits ikka närveerib ju. Oh, fuck. Täiesti haige. Tere, tšau. No nii, kuule asja tšikk. Kuidas läheb? Mul läheb hästi. Kas ma tohin kallistuda? Ikka võid. Kalli. Mees lendab peale, eks ole. Väga hea kallistus. Tead, miks viikingid kallistavad või? Nad kontrollivad, kas selja taga on relvi. Sul on väga seksikas hääl. Kas sa suitsetad või? Ma olen suitsetanud. Aga mul on alati siuke veidike kähe hääl olnud. Ja, sul on veits, et sa oled selline nagu... Kus sa töötad? Ma olen baarmen. Täpselt, ma arvasingi baarmen. Mängid kaarte ka või? Ei, ma olen hästi halb kaardimängudes. Okay. Aga kõik arvad, et mängin pokkerit. Ja, sest sul on Royal Flush sõrmede peal. Täpselt. Noora Grets. Mul on siin Never Regret. Ja Never Regret ka. Kuule, aga see... No regret. Sa oledki nagu kõndiv bingokaart. Jaa. Ikka tuleb juttu. Ai, millega su vanemad tegelevad? Nad tegelevad puidutööga, neil on oma ettevõte. Okei, väga äge. Nüüd on aeg otsust teha. Ja, no isal on oma ettevõte, järelikult on likviidne perekond. Ehk siis jah, sa saad päästa järgmisesse vooru. Ja mine tea, äkki läheb hästi. Davai, tšauki. Yes! Esimene on. Let's go! Ei, Tanil on Biffiga korterit vaja. Tähendab korteriga Biffi. Teistpidi. Ma oskan nii hästi naisi lugeda. Hääle järgi tunneb ära baarmen, suitsetab, kasuisa. No nii, kes tuleb? No nii, kes on järgmine? Natuke närvis. Tšau! Kas ma tohin kallistada sind? Jah, tere. Tere. Ma olen Dan. Ma olen Laura, tere. Väga meeldib. Meeldib? Kuidas sul läheb? Hästi. Kus sa pärit oled? Ma olen pärit Märjamaalt üldse. Märjamaalt või? Okei. Kus sa muidu käisid koolis ka või? Märjamaal käisingi kuni 12. Märjamaal on kool või? Jah. Wow. Sul on väga ilust hambad. Aitäh. Ja sinised silmad ka. Sa oled nagu ehtne Skandinaavia naine. Järelikult mingi viiking kunagi käis Eestis ja tegi tutvust sinu vana-emaga. Võib-olla tõesti. Ülioluline. Kas sul on oma korter? Jah. Üürikas või? Ei, oma. Oma korter? Sai, sa saad edasi. On selge. Sa võid minna. Okei. Bye. See oleks hästi. Sa näete näost, et tal hakkab vaikselt meeldima. Statistika on praegu hea.
tere! tere! No nii. Tšau! olen Dan. Sigrid. Väga meeldiv. Mis aastal algas Teine maailmasõda? Sõda küsimus oli 1920. Ja sorry, aga ei, sest et silmaring on ülioluline. Ja sorry, aga kahjuks ei saa. Ja palun lahku. oi plää. mis sa asja Oi, see valus. tegelikult on isegi võimalus. Vaata, võib-olla ilus naine ja välimus ei ole kõige olulisem. Kõige olulisem on see, et pärast seksi oleks millestki rääkida. Sõjast või? Pärast seksi küsib ajaloo küsimusi. Ja kui sa ei tea, millal algas Teine maailmasõda, millest me räägime siis? See on ikka üks raske töö. Tšau! tere! Tere! Ma olen Dan. Olen Karmen. Karmen, väga meeldiv. Kalli. Kuidas läheb? Hästi. Kus sa pärit oled? Ma olen pärit Tallinnast. Tallinnast? Ja. Millega sa tegeled? Ma olen DJ ja produtsent. Kui pikk su eelmine eks oli? Ta oli mingi üle 180. Üle 180. Kuule, Ja. sorry, ma olen out. Ma olen ise alla 180. Aga kui Ma olen lühem. Sa oled lühem või? Olen ju. Ma näen visuaalselt. Mul on kossu-tossud koos platvormidega, mis on mingi 14 sentimeetrit pikad. Ehk kui me oleme magamistoas ja jalanõud tulevad ära, mul on vaja ehitusredelit, et sind suudelda. Et see tuleb nagu veider. Aga me võime seljad kokku ka panna. No, suht täpselt sama pikad ju. Nii et ja, mul on tunne, et nagu ma muutun ise liiga ebakindlaks. Peame edasi elumerel seilama. Võib-olla tõesti. Soovin sulle edu. Ja, ma sulle ka. Ja, aitäh sulle. Tšau. Tšau. Dan oleks pidanud võimaluse andma küll ja. Kurat, ma olen rohkem sotsiopaat, kui ma arvasin. Ma ikka oskan. Tšau! Tšau. Mis läheb? Hästi, kuidas sul on? Oi, väga hea Kalli oli. Ma olen Dan. Väga meeldiv Elisaveta. Elisaveta. Jah. Oi, mu väikse õe nimi. Ma pean mingi hüüdnime mõtlema sulle. Liisi. Liisi? Jah. See on mu väikse õe hüüdnimiga. Päriselt? Jah, me peame teise hüüdnime mõtlema. Okei, Lissu. Tere, tšau Lissu. Oot, kui vana sa oled? 20. Okei. Tead, sobib. Nii, pööra ümber. Nali. Aga Ken filmi taga. Ei, ära filmi taga 20. Oi, tai. Sorry, ma ei suuda pilku pöörata. Sul on thong. Meeldib. Oh, jaa. See on mu väikse vanune ka. Oota, kui vana sa oled? Ma olen 42. Kas sulle vanemad mehed meeldivad või? Kui nad on normaalsed, siis jah. Mis linnaosas sa oled? Mustamäel. Mustamäel? Jah. Okei, on palju venelasi ka naabruskonnas. Okei, vahet ei ole. See oli üldse oluline. Kas see on praegu rassistlik minu kohta või? Ma olen ise ka poolvenelane. Päriselt? Ja. Я говорю по-русски. Ты говоришь по-русски? Jah, da. Ну, делаем сады по-русски. Давай, let's go! Давай, let's go! Как твоя мама зовут? Моя мама зовут Людмила, твою как? Моя мама зовут Светлана. Oot, miks keegi plaksutab? Sest nad on kõik EKRE-st. Oled siis poolvene perest või täisvene perest? Ma olen tegelikult puhas ukrainlane. Oi, millal sa Eestisse tulid? Ma olen terve elu Terve elu elanud siin? Jah. Ehk siis sa tulid heal ajal? Oh my god. Okei. Su vanemad siis kolisid Ukrainast Eestisse? Ei, nad on sõjas. Mis asja? Nad on sõjas. Nad on sõjas? Jah. Okei, ma ootan nälja. Jaa, siit ei tule nälja. Ja sa oled üksinda Eestis? Jah. Kas sa tahad olla toeks või? Ma võin toeks olla sulle.
Davai, lähme sõtta. Lähme sõtta? Jah siis. Davai! Davai. Sa pead haistma seda inimest. Mingid uuringuid on ka tehtud, et kus tehti nagu pime test. Mehed pidid nuusutama mingi naiste riideesemeid ja lõhna järgi valima kaaslase. Ja see lõhna järgi valimine viis väga pikkade suheteni. Ja lõhn on kõige olulisem osa suhte juures. See, et sa tead, millal algas fucking teine maailmasõda. Come on, nagu. Tere. Tere. Ma olen Dan. Seret. Seret. Ja. Väga armast, võib kallistada. Ja, loomulikult. Väga meeldiv, väga meeldiv. Väga meeldiv tõesti. 3 sõna, millega ennast ise loomustaksid. Hooliv, armastav ja sõbralik. Millal algas teine maailmasõda? Ma kusjuures ei mäleta. Tead, sa võid kümnendit pakkuda lihtsalt. Kümnendit, jah? Lihtsalt, mis kümnendil? Kas ei olnud 1910 äkki või? Tead, piisavalt lähedal. Kui vana sa oled? 21. 21? Jaa. 21? 21. Okei, ma pean praegu lähtuma vaata sellest valemist. Ma olen 28, ehk siis jagatud 2 on kui palju? 28 jagatud 2 või? Jah. Kas sa ei ole 30 äkki või? Lähedal, jälle lähedal. Oota, mis asja? 28 jagatud Äkki sa sai jälle valesti aru? Äkki sa sai valesti aru? 14 pluss 7. See on siis... See arvestas ka valesti. Kumbki ei tea matet. Ei, 21. See on 21, ehk sa täpselt... Sa said täpselt õige koha peale. Ehk siis sa oled vanus, millega ma tohin teitida, sa oled nagu täpselt piiri peal. See maasikas. Ehk siis järgmisesse vooru sinuga. Okei. Vaat niimoodi leiab kiiremini armastuse, kui sa saad mängida statistika peale. Meil on väike puhkepaus, sa oled nii suure töö ära teinud. Tai. Miks sa selle ühe tüdruku nii ruttu ära saatsid? See, kes ei teadnud, meil on teine maailmasõda algab. No sest, et see on nii elementaarne asi, mida võiks inimene teada. No tegelikult see eelmine vaata ütles ka, et teine maailmasõda algas enne esimest. Kaval. Aga tal olid kenad silmad, nii et ma natukene tulin vastu talle. No nii, sõbrad, tänased üks sponsoreid on meil Liviko, kellelt meil on siuksed ägedad alkoholivabad martiinid, millega on ülilebo kokteili teha. Mul on martiini, mul on klaas, veits jääd põhja, see läheb reaalselt pooleks. Seega see on ülilebo ja see aperitiiv maitseb tegelikult täpselt samamoodi nagu martiini vermut ka. Lisaks siis Fentimansi kastoonikut, limonaadi, mida iganes sa tahad, käsitöö tooted, ülinormid. Annad talle väikse segu. Ülihea. Kuule, suvi saab tulla. Aitäh, Liviko. Tšau. Tervist. Ma olen Dan. Margit, väga meeldiv. Väga meeldiv. Margit. Ma ütleks kohe ei, lihtsalt sellepärast sa oled minust pikem. Okei, see aru saada. Ja, kunagi, kui ma leian mingi redeli, siis võime veel näha. Davai, töö nii. Tai, oli tore. Ise ei tahaks küll olla seal tema kingades. Hello, my name is Daniel. My name is Paulina. Paulina, Yeah. can I hug you? Yeah, sure. Very nice hug. Where are you from? I'm from Ukraine, actually. From Ukraine. Yeah, moved 6 years ago here. Do you like it here? Yeah, I do like, but probably in the future, I don't know where I will be. I've been all around the world. Great. I'm a Mr. Worldwide. Tell me a good joke. Did you know my grandfather was a farmer? He was the best in his field. What? Farmer. Okay. My jokes work better when I don't explain them. It's like in a professional anyways, it was a pun. It wasn't a very good pun, but that's a very nice outfit. Thank you. If that's your casual outfit, I can't imagine what you might look like on your wedding day. Servus!
So you have a great fashion sense. Thanks. Yeah, so yes. Not like yes, like Borat, like it's nice, but yes, as in we're gonna meet again later on the show. Okay. You are excused for the moment. Bye. Thank you. oi, see oli küll hea. Okei, nemad on match juba praegu. Vanuse reegel läks siit aknast välja, ta isegi Ta ei küsi. Ta on 19 nagu. Tegelikult. Ei, siin ma juba tean. Sa oled open mic'idel käinud. Jaa. Väga hea. Kuidas su nimi on? Liisel. Tere. Tere, väga meeldib. Väga meeldib. Mis sind siis siia toob? Lubati koomikutega juttu rääkida. Kas sul on midagi minult küsida? Miks sa siin oled? Sest et ma ütlesin jah sellele asjale ja ma otsin armastust. Ja kui ma saan teha 10 date'i ühe korraga, siis see hoiab ülipalju aega kokku. Ja minu aeg on väärtuslik. Ma pean magama palju. Mis sulle voodis meeldib? Hellus. Okei, räägi mõni nali. No sa oled ekspert, ma ei taha sulle jagada. Ei, ma annangi nagu hinnangu. No seda võib pärast teha. Ei, sa oled tore inimene, lihtsalt mina olen nagu praegu elus õppinud vaata seda, et kuna me mõlemad teeme nagu komedit, siis minu nagu üks raudreegel on see, et ära situ seal, kus sa sööd. Ehk siis mina teisi koomikuid ei teedi. Ma ei olegi koomik. Ehk siis ei ja rannamajja sinuga. Ehk siis ei või? Ma ei saanud. Kui ta ütles, et talle meeldib voodis ellus, ma ei uskunud sekundikski. Ma nagu sain aru, ei, sa tahad, et ma panen su pea vetsupotti ja vajutan flash. Mitte, et mulle meeldib selline asi, aga ma tunnen inimesi. Ta on freak. Aga mitte freak like me. Tere, ma olen Dan. Tere. Sa käisid Rokkas või? Ma käisin Rokkas, jaa. Kas sa õhtul kokkutulekule lähed? Täna õhtul või? Jaa. Ma ei ole kutsutud. Mis mõttes? Ma ei teadnud. Vilistlaste kokkutulek on. No ma ei teadnud, et see üldse toimub. Aga Facebookis on event. võib-olla lähen. Okay. Ma ei tea. Ma praeguse põhjal ütleksin juba eos ei. Meil on aina vähem aega, mida vanemaks me saame. Ja ma hoian nüüd sinu aega kokku ja minu aega kokku ja mõtlen kohe ei. Aitäh. Sa võid lahkuda, aga oli meeldiv. Tere. Tere. Kuidas läheb? Väga hästi. Ingrid. Ma olen Dan. Väga meeldiv. Väga meeldiv. Reidi mu peput. Okei. 10-10. Suurepärane. Tahad katsuda ka või? Ma jätan selle järgmiseks vooruks. Kahju. Sul on väga ilusad silmad. Aitäh. Mis sulle minu juures meeldib? Su soeng. Mu soeng. Aitäh sulle. See on kindlustatud. Millal algas teine maailmasõda? Mis ta oli mingi 45, ma ei tea. 45 lõppes. 40 umbes kuskil. Aga sa oled kõigist osalejatest pannud kõige lähemale. Tegelikult vastus on 39 või 37, kui sa loed Tšehhoslovakkia annekteerimist, aga puhtalt sellega oled sa saanud järgmisele voolu. Ehk siis minu vastus on jah, palju õnne sulle! Näeme siis järgmises voorus. Oleme jõudnud teise vooru, ehk nüüd on aeg neiudel otsustada. Need, kes sooviksid minna järgmisse raundi selle kena seksika noormehega, jäävad paigale ja need, kes ei soovi, astuvad sammu ette. Mis te arvate, kas keegi läheb ära või? Ma arvan, et ei lähe. Ma arvan, et keegi äkki ikka läheb või? No kui mõni tark on. 3, 2, 1. Võtaksime selle väikse hetke, et tänada meie Kas meil on teema saate peasponsorid Coolbet. Just tänu nendele on meil võimalus teieni tuua nii kvaliteetne ja professionaalne saade, nagu on see. Kindlasti minge tšekkake Coolbeti Instagrami, kus leiate muud ägedat sisu. Ja noh, sõbrad, kui üldse bettida, siis Coolbetis. 3, 2, 1. Mis siis juhtus? Kõik on väga hästi, sa oled super, lihtsalt. Lihtsalt mitte sinu jaoks. No head aega siis. Mul on hea meel, et otsustasite sõelale jääda.
grupp, teeme grupp. Slaavi naised ühel pool ja Eesti naised teisel pool ja kõik teeme tiimitöö. Need kõigiga musi ka, näli. Davai, Daniel. Yes, esimeseks selleks nüüd teidiks. Ülesanne on nüüd see, et lähed sinna ja räägid, et sinu unistus on alati olnud nagu lauljaks saada. Et sa oled alati tegelikult sisimas nagu unistanud sellest, et sa tahad Eesti Superstaari võita, eks ole. Palud, et kas tema oleks nagu sinu Mihkel Raud ja hindaks sind. Davai! Edu! Esimene teit. Tšau! Tšau. Kuidas sul seni siis emotsioon on? No väga põnev. Said sõbrunesid teiste naistega ka, jah? Jaa, ma leidsin isegi mõne tuttava. See on jah, minu jaoks ülioluline, et mu naised omavahel läbi saaksid. Räägi talle oma Superstaari unistusest. Ja mul ausalt öeldes, mul oli tegelikult unistus hakata lauljaks ja tahaks minna Superstaari saatesse ja siis ma mõtlesin, et kas sina saaksid olla minu Mihkel Raud, et ma laulan sulle ja siis sina annad enda ausa arvamuse. Ikka, jaa, muidugi. Küsi Tšikilt 3 sõna ja tee sellest lugu. Kas ma tohin sult küsida 3 sõna ja ma teen sellest ühe loo? Okei. Laupäev, Sinine ja Ingrid. Nüüd ütle, et enne peab ikka patsi ka panema juuksed. Ja. Mis see 3. sõna oli? Mu nimi. Võtta panen juuksed patsi, siis ma olen nagu noor Erik Krieger. Ja aja kogu aeg te nime sassi laulajal. Ingrid oli see nimi, jah? Jaa. Ingrid, Ingveri, Ingel, täna on, taevas on sinine, ujume sinises vees. Käes on laupäev, taevas on ingel sinine. Tõuse püsti ja mine hingega kaasa laulu. Ingel on sinine, nagu taevas, nagu ta silmad. Okei, see oli super. Ära lõpeta laulmist, jätka. Ja põlvele. Kui naine armastab mees, kõik tööd teeb ära ta ees. Nüüd tammist õpetad. Jah. See oli väga ilus. Sa kindlasti jõuad Ja sul kaugele. on väga hea Mihkel Raud impression. Aga sa pead rohkem niimoodi tegema. Nagu sul on midagi silmas või nina ja sa ei tunne oma kurku. See on Mihkel Raud, vaata. Dan, küsi tema käest midagi. Mida põnevat sa enda kohta oskad öelda? Ja vastab sega vahele uue küsimusega. Okei, ma teen lühitutvustuse. Ma armastan kasse. Mulle meeldib väga lugeda. Millal sa muidu esimest korda mingis trennis käisid? Kui ma olin lasteaias ilmselt. Mis trenn see oli? Ujumine. Ujumine. Küsi, kuidas nagu tal ujumises läks ja siis sega vahele. Kuidas sul ujumises muidu läks? No ma ei olnud kõige Kas sa uudiseid oled lugenud viimasel? Ma olen uudist. Okay. Mis on viimane mingi uudis, mis sulle kõrvu jäi? Peale seda uurida eelmise kallima kohta ja siis hakka enda kallimast rääkima. Kui vana su see eelmine eks oli muidu? 23. Et te elasite koos muidu või? No tuleb nii välja. Jah, me ise ka kolisime liiga vara kokku. Küsi uuesti, kuidas ujumises läks. Aga kuidas sul seal ujumises läks? Et kas sul jäi külgese või uppunud? Sa ei ole ju paraku. Uppunud veel ei ole, paraku. Sega vahele ja siis ütle, et sulle ei meeldi, kui inimesed teistele vahele segavad. Ja mulle muidu ei meeldi, kui inimesed teistele vahele segavad. Kas ma segasin vahele? Ei. Süüdista, ära pead teda. Ma ei tea, aga ma tunnen, et ma olen 4 korda proovinud sulle ennast nagu avada
ja siis hakkad rääkima kogu aeg mingi ujumisest ja oma eksist, kellest sa sorry, aga lihtsalt minu hinnang on, et sa ei ole temast üle saanud. Räägi, kuidas sa ei ole enda eksist veel üle saanud? Sest ma ise mõtlen kogu aeg oma eksile. Iga päev. Esimene mõte, kui ma ärkan ja viimane mõte, kui ma magama jään. Mul on üks pleed, mis ta mulle kunagi kinkis. Ja kui mul on mingi uus naine, siis ma panen selle pleedi neile peale, nii et ma ei ütle, mis selle pleedi lugu on. Kiida ta välimust taevani ja ütle, et ongi aeg lõpetada, tooge järgmine peale. Aga sa oled väga kaunis neiu. Sul on hea luustruktuur. Tegelikult lihtsalt jookse poole seda. Ilus figuur, ilusad juuksed ja mul oli lõpus sinuga, aitäh. Ta võiks olla rohkem selline, kes kuulab ja võib-olla oskab kaasa rääkida, mitte ei lahmi nii palju. Kas eesmärk ei olnud, et ma leian armastuse? Ei no, et panna proovile, teie annastust proovile. Kas sa läheksid temaga uuele kohtisule? No vajab seedimist, see mõte. Näed. No näed. Sa meeldid talle ikka, Dan. Nii, järgmiseks ülesandeks. Selle tüdrukuga tõmbad kohe tema tooli endale lähemale või siis lähed ise talle lähemale ja oled terve aeg temaga hästi sensuaalne. Sulle meeldib, kui naine on dominantne, vaata. Et sulle meeldib dominatrixid, nagu teemad meeldivad, eks ole. Ja siis meil on ülesandena on sulle veel ulakast kaunitarist on siuksed 2 propsi sulle. Ja sa võid ise otsustada, mis sa teed nendega. See on kinnisidumisnöör ja need on rakmed. Kui ta teeb sulle midagi, siis sa võid ka teha igatahes, et sulle meeldib, ole tundlik, et sulle meeldivad dominantsed naised. That's it. Sellega me laseme sul mängida. Sorry, et aega läks. Kas ma võin natuke lähemale tõsta? Niimoodi mõtlesin. Sobib väga hästi. Lähemale. Nii. Et ma ei tea, kas sulle meeldib selline, nagu kui on mees jõuline. Pigem ikka jah. Pigem ikka jah. Peaks ikka olema. Selles mõttes ma olen ise üpriski tegelen sellist hobidega. Mis hobidega? No ma tegelen tai-boksiga, ma olen kaitseliitlane olnud. Et sa oled selline tugev naine, jah? Jah. Ütle, et ta võiks sind lüüa, et sul on nii rock-solid äpsid. Kuule, kas ma võin paluda sult, et sa lööd mind kõhtu? Sest mina treenin oma kõhulihaseid palju. Ei, aga palun. Aga ära endale viga tee. Särki läskuda lööb hakkab. Noh. Mulle ei meeldi inimesi. No, aga proovi. Olen valmis või? Väga hea oli. Oli hea või? See väga hea, ega sa haiguti saanud. Sa oskad ennast kaitsta ka siis, jah. No ma selles mõttes ma tai-boksiga hakkasin, ma kunagi ammu tegelesin tavalise boksiga, siis ma mitu aastat teenin üldse, nüüd ma just... Pane perse veel rohkem üle ääre, täiesti tooli ääre peale. See kaitsmise pool on veel nagu... Sul pole nagu probleem, sulle meeldib, kui mees on jõuline, aga sa oskad ise olla ka selline... Ei no kui vaja, siis ma saan ta paika panna ikkagi. Võid paika panna ka, kas ka magamistoas? Liigu talle nagu vaikselt lähemale, aga sujuvalt, hästi sujuvalt, nii kaua kuni te sosistate. Ja, okei. Sõnadega, ma arvan, ma panen... Sõnadega oskad paika panna, selline... Ma ei kuule väga hästi, vaata, mul on see mingi... Energia on ju olemas. Niimoodi lähedalt, vaata, nagu kuidagi sosistada niimoodi, vaata. Tegelikult sosistada on ju palju fun, on ju. See on nagu meie väike saladus. Kas talle ESMR meeldib? Kas sulle ESMR meeldib või? Mis asi? Kas sulle meeldib ESMR? Ma tegelikult ei tea ka, mis on. Sa lugesid kuskilt netis seda, mõtlesid, et see on something jazz. Kas sulle BDSM meeldib? Mingi väga nagu crazy kinki asi ei ole nagu väga mulle nagu. Mida sa pigem nagu eelistaksid? Kas nööri või rakmeid? Pigem rakmed. Pigem rakmed, selge. Nahk, nagu nahk. Pigem rakmed, et mulle meeldib, kui naine on dominantne ja ulakast kaunitarist on siin sellised rakmed. Nii. Kui talle neid selga panema, aga siis ütle, et ma tegelikult tahan neid ise selga panna. Paned nagu nii, tegelikult ma tahan ise need panna. Kas sa saad mulle ise panna need? Nagu minule selga. Sulle või? Jah. Ma arvan, paneme äkki, tead mis oota? Ma ei jõua ära oodata. Pane siit. Jah. Oi, kuule, kas sa tunned üli hästi seda? Pane. Midagi on valesti. Kui see on vale, siis ma ei taha olla õige.
ütle, et see nööri on sul ka, et las seob selle. Mul on nööri ka, et kas sa saad mu käed kinni siduda. Palun. Uurid, et kas ta on nööri varem kasutanud magamistoas? Ära pane nii käsis, paned käed ikka niimoodi. Ma hakkasingi just küsima, et kas sa oled varem magamistoas nööri kasutanud, aga... Ei, ma olen seda metsas kasutanud. Ahah, et sa oled mingi Vene sõdurit niimoodi kinni sidunud. Ei. Sa oled väga hea selles. Ütle, et ta su pikali suruks. Kas sa saaksid mind palun pikali suruda? Oh my god, raksud käis. Ma kuulsin küll, kas sul on hästi või? Mul on väga hästi, ma olen nagu teemant. Võime jälle istuda siia. Abielu kohta uurima. Aga kuidas sa abielusse suhtud? Ma nagu ei ole selle vastu, samas see ei ole minu jaoks nagu nii-öelda deal breaker. Kas sa usud armastusse esimesest silmapilgust või? Ei. Väga kahju. Ma usun armastusse, aga ma arvan, et võib-olla see mingi kohe ühe hetkel ei teki. Sest ma pean sinuga täiesti aus olema. Issand, mul käed värisevad. Jah. Ma võin öelda, et ma olen sinusse kõrvani armunud ja ma võiks abielluda. Mitte nagu kohe. Põlve peale. Et nagu lihtsalt kui notari juures on nagu aeg. Et mul ei ole mingit sõrmust, ma ei arvestanud sellega. See, et kas sul oli korter ka? Kas sul muidu oli korter ka? Mul on oma ürikas ja, aga ma ei oma veel korterit. Istu tagasi nüüd, kui sa said teada selle ürikas. Ja. Ja aga prenupi teeme ka siis enne nagu abielu ikka. Mis me prenupime üürilepingut? Need on lihtsalt for the future. Ja. Ei mida, selles mõttes on hea, et me oleme vaesed, siis me peame tegema mingi baikerite kokkuleppe. Jah, true. Ma tätoveeriksin su nime ühte kohta. Sa oleksid kolmas inimene, kes Nad tegid mingid väiksed, jah? Ei, üks neist tegi mu hüüdnime siia suurelt, teist teine tätoveeris Kadri ja niimoodi suurelt ümber randme. Siis ma mõtlesin teha Kadri, aga suure chest piece'ina. Kadri-Ann. Ma teeksin Kadri rinnale ja Ann seljale. Et siis ükskõik, kus poolt sa mind vaatad, siis sa tunned ennast ära. Please do it. Küsi, et kus temal kõige ekstreemsem koht, kus tal tattoo on? Mis on kõige ekstreemsem koht, kus sul tattoo on? Mul on suht näha kõik. Vaata seda rinnatatuud nagu jõllita lihtsalt nagu ainult seda. Aga ülejäänud kõik on näha mul ja siis jala peal on nagu muidu. Ja siis on siin ka. Tead, kus see pärit on? Kus see pärit on? See on ühest. Oota, ma vaatan joone täpsust. Ei, no seal sees nagu. Mul on tunne. See on Lord of the Ringsist. On jaa, see Galadrieli. Ja. Aga mul on tunne, et see tattoo läheb nagu edasi. Et sa pead sealt nagu... Et ta võiks nagu... Et sul on see... Ja. Väga hea. Ja siin on vaata, tead see... Rooma see... Seda tead, see on ka Lord of the Rings. Ai, nice. Oli väga tore, on aeg asjad kokku tõmmata. Tuleviku abielurannani siis. Teeme nii. Olgu, aitäh sulle. Aitäh sulle. Ciao. Ütle, et sa olid mu lemmik. Sa olid mu lemmik. Let's go. Oh my god. Kuule, see oli ju paks hea ju. Actually sobiks hästi ja... See oli minu jaoks täiega see Lord of the Ringsi asi, kui ta oli mingi ajas on Galadrieli see. Sest ma olen nagu räige Lord of the Ringsi nerd. Kas ta oli näha, et mul läksid silmad särama kohe, kui ta ütles, jah, see on see, ma olin mingi... Tegelikult suht populaarne film. Kõikide meie osalistel on Ulaka Kaunitori poolt siis süke mystery bag kõigile osalejatele ja siin on ka siis Coolbeti 20 € krediit, nii et sa saad normilt pelada siis ja pettida. Nii et aitäh, et sa tulid. Kuule, väga äge oli. Nii,
järgmiseks ülesandeks, järgmisel kohtingul on siis sul see, et sa pead olema alfaisane. Sa oled lihtsalt kõige isasem mees. Sa pead fleksima kõigega, mida sa elus üldse teinud oled, kellega sa seda teinud oled, kui palju raha sa sellest saanud oled, et mitte olla nagu temaga koki, lihtsalt sa pead ise olema nagu ülienesekindel, lihtsalt kõigega fleksima. Let's go! Kalli. 2 Tarova. 2 Tarova? 2 Tarova. Kas sa oled kindel, et see on õige? 2 Tarovje. 2 Tarovje. Ma tean kõige paremini vene keelt. Ma tean väga hästi vene keelt. Ja, хорошо. No sa siis kahtle. Kuidas sul muidu, Rain, mis mulje see saade sulle tekitanud on? Ma olen väga õnnelik, et ma tulin siia. Ma olen ka väga õnnelik. Et ma tulin siia. Thanks. Et ma tulin siia. Mul on nagu hea meel. Mul on ise enda parim sõber, vaata. Meeletult nagu austan ja armastan ennast, sest ma tean, et ma saan kõigega hakkama. Mis tööd sa tegidki? Krüpto. Istu nagu jalad full lahti, alfa poos. Ja. Ma ise krüptot ei osta, ma investeerin nagu ise endasse, et ma teen neid stand-up tuure, on ju. Eelmine aasta müüsin 1500 piletit oma tuuril, on ju. Et sa ise tee matat, mis on 18 eurot pileti eest, on ju, et palju see on siis. Aga põhiline tasu tuleb ikka siis, kui ma Rogerile sooja teen. Aga põhiline tasu tuleb ikka siis, kui ma teen Rogerile sooja. Kes Roger on? Väga hea küsimus. Ta on üks stand-up koomik. Tuusta talle oma alfa meele teirutiini. Tead, mis ma iga hommik teen, kui ma ärkan või? Ma esimese asjana ma lähen alla, on ju, majas. Siis ma panen tatra keema. Ja seni, kuni tatar keeb, ma teen 40 kätekõverdust. Ja siis ma lähen külma duši alla ja ma karastan ennast, kuni mul hakkab nii valus, et ma tunnen, et ma minestan kohe. Ja siis järgmine, et ma olen rohkem ärkvel, kui kunagi sai olla. Ma TikTokist nägin, see on hea CEO morning rutiin. Et sina, kes sa tahad ka krüptomiljonäriks saada, vaata, et meie nagu CEO-d, meil peab olema natuke teine rutiin nendest tsiviilisikutest, on ju. Sellega ma tunnen, me nagu vaibime, on ju. Me vaibime ja nagu come on. Et me ei lepi keskpärase eluga. Me ei lepi. Ütle veel, et me vaibime ja tõmba enda aluspektid ka üles. Ma tunnen, me vaibime. No nagu sellist asja ma küll ei tee. Sa oled paigal, kui palju raha sul on nagu kuulus oled? Muidu oled nagu kuulnud ka minust või? Name dropi tugevalt inimesi. Et tegelikult ma siin tunnen päris palju, mul on Instagramis suht kõik sõbrad on selle blue checkmarkiga, vaata, et ma siin, mul on Jan Uuspõllu number, ma tunnen... Ma ei tea, kes on. Küsi palju teil Instas follower on, siis ütled, et sitaks vähe. Kui palju sul Instagramis follower on muidu? Mingi 900. See 900. No see on selline hea stardipositsioon. Et sinus on potentsiaali, tuleb lihtsalt tööd teha, panna natuke selliseid riskantseid fotosid ja... Mis asja? Räägi tema potentsiaali. Et sul... Kas sa räägid ise endaga või? Mul on hea vahest, mul on hääled peas ja... Äkki sa pead ravima ennast? Ütle, et sa oled lisaks täielik fitness-guru ka ja jõmmimees. Jaa, aga ma võin ise ka, tahad näha mind ilma särgita või? Tavai. Aga enne, et pead kätekõverdusi tegema. Oota, aga ma pean enne kätekõverdusi tegema. Jaa, see ütles palju? 40? 40, jaa. Tavai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30, 31, 32, 33, 34, Davoi. Sa oled suur, Dan, sa oled suur, suru. 1, 2, mida asja? No peaaegu. Ja ma just tegin nagu, lava taga tegin 200 tükki. Ütle tegelikult, et see oli nii easy nagu. See tegelikult üli lihtne. Näita veel oma jõudu, võta see tool üles ja hakka seda nagu üles tõstma nagu kangi. Hinga sisse, hinga välja, rahu, chill. Vaata, ma jaksin seda tooli ka tõsta. See on väga raske tool. Aga ma suutsin. Ära pinguta üle. Tool oli raske, aga võta padi. Tool oli raske, aga vaata. Padi. Üli lihtne. Padja ma sain praegu üli lihtsasti üles. Jah.
Lähed katsu ka. Võtta. Su käsi ei mahtunud isegi ümber. Küsi, millal algas teine maailmasõda? Kas sa muidu tead, millal teine maailmasõda algas või? Ei. Tahad, ma ütlen sulle, millal teine maailmasõda algas? Väga hea. Sa tead täpselt, mida sa tead ja mida sa tahad teada. Täpselt nii. Ja pea ei olegi prügikast. Täpselt nii pea ei ole prügikast. Sellepärast sulle sobikski nii tark mees nagu mina, et kui sul on mingi üleliigseid mõtteid, sa saad siia prügikasti nüüd visata. Ei, su pea ei ole ju prügikast. Mitte keegi ei ole mulle nii ilusasti öelnud olema. Aitäh sulle. Ka nutma, sest nii ilus oli. See oli väga ilus. Mis sa ütlesid praegu? Okei, davai, nuta. Ütle, et sa tahad, et ta helitaks sind. Kas saaksid mulle pai teha? See on hea, et sa oskad piirid kohe paika panna. Ja ma arvan, sa oled liiga lähedal. Ma olen liiga lähedal. Ja nagu, ärme kiirusta, jah. See on aus. Ma tunnen ka nagu seda, et eriti pärast neid kätekõverdusi. Mine nagu ma kiirgan. Imelikult taha. Ma nagu kiirgun testosteroonist, vaata. Siis ma nagu saan aru, et sulle nagu... Sa oled täitsa ära või? Ei, nagu ma ei taha lihtsalt sinu naiseliku energiaga niimoodi ma vast ei kuule sind. Konsensuslikkus on väga tähtis sulle. Nii, oota, midagi naisenergiast okei huvitav, nii. Nõusolek on minu jaoks ülioluline. Mine järjest kaugemale ja räägi valjemalt. Ja kui sa tahaksid, et mina läheksin sinust kaugemale, siis ma lähen veel kaugemale, kui sa alguses tahtsid. Läbi seina või? Ja ma lähen läbi seina ka. Davai, mine läbi seina. Ma suudan läbi seina ka minna. Ma usun sinusse. Ma suudan minna läbi seina. Oled sa valmis selleks või? Ma lähen kohe vastu seina. Täitsa valmis selleks. No enam ei lähe. No mis me siis teeme? Hakka nüüd sina tahapoole minema. Mina? Ei. Tekitame veel distantsi. Seda sa ju tahadki. Sina tülitsed minuga, mitte mina sinuga. Miks sa tahad minust nii kaugel olla? Sina läksid ära, mitte mina ei läinud ära. Jah, sest et sina hakkasid tõrjuma minu lähedust. Palun, ärme hakka selle pärast mölisema. Palun. Ütle talle, et seal see temperament ongi. Seal see temperament ongi, millest ma enne rääkisin. Me leidsime selle ülesse. Aga tule siis tagasi, kui me leidsime seda üles. Sa pead ütlema palun. Palun. Ütle, et me tülitseme väga seksikalt. Minu meelest. Aga... Me tülitseme väga seksikalt. Oot, jah. Niimoodi. Mul on sinuga väga tore olnud, meil on palju tööd veel vaja teha. Et leida... Lähen psühholoogi juurde. Ma käin psühholoogi juures. Nagu perepsühholoogi juurde. Me peame seal ka käima. Ja... Aga ma tahan käia sellise juures, kes võtab minu poole. Minu poolel rohkem, kas sa saad aru? Kõik on minu soov. Ei, räägi vene keeles, palun, ma ei saa aru. Ja у нас нужно... Seda ikka veel hingad. Заплатить psühholoogi семью. Aga ma tõmbame otsast kokku ja ma pean vett jooma. Jätke naljad, davai. Ja aitäh sulle. Ja teeme hästi kõva. Kas Kalliga oled nõus? Ei karda. No, väga tore oli. Aitäh sulle. Sulle samad sõnad. Ei, see oli väga hea. Let's go! Joo peale, palun. Mulle ausalt öeldes seekord meeldis rohkem temaga sõelda, kuna ma sain ta humorist aru ja ma sain aru, et tal on must humor. Tegi väga sarkastilisi nalju ja mulle meeldib see, et me nagu üritame üksteist maha teha. See oli äge. See oli nagu mingi improvisatsioon. Sa läheksid temaga uuesti teile? Jah. Naljakas on. Nagu ta on väga huvitav inimene. Kattel oli hea match küll. Oli küll. Nägime seda kirge. Kas sa läheksid uuesti teidile või? Võtku järjekorda. Meie setil tühja kõhtu ei ole. Tänu Peetri pitsale peame me alati need pikad võttepäevad vastu. Koodiga teema 10. Saad kõikidelt Peetri pitsadelt 10% alla. Thanks, Peeter. Thanks, Peeter. Järgmine ülesanne. Sa pead käituma selle looma moodi, mida sulle öeldakse. Aga sa ei pea seda võtta nagu üle võlli viima, vaid võtta selle looma mingid omadused. Võtta mingid väiksed nüansid. No, kui me ütleme sulle, et madu, siis ära kõhuli viska päris.
kui me ütleme siis stopp, siis sa lõpetad nagu, aga siis sa nagu üldse ei saa aru, et sa oleks midagi praegu naljakat teinud. Ja kui ta küsib selle kohta, siis ole mingi millest sa räägid? Millest sa räägid, jah? Ja kui sa praegu sinna sisse lähed, vaata, siis juba nagu ema lõvi, kes vaata... Viska lakka. Ja kui ma ei kuulnud teie küsimust, siis ma puudutan oma nina. Edu sulle. Tšau. Tšau. Sorry, et nii kaua aega läks, sa oled nii tubli, et sa ootad. Pole midagi, kõik on korras. Mis sa siis siin vahepeal tegid? Nautisin ilma ja käisin väljas. Jalutasid natuke? Jaa, jalutasin jah. Okei. Pane üks lõvimõire. Sorry. Mul oli jah midagi kurgus, vaata. Ma esinejana ka proovin häält saada selgeks. Ja, nüüd sain nagu paika ilusti. Sai. Kass. Häält peab hoidma, nii et... Häält peab hoidma. Väga peab hoidma. Nurru vaikselt. Purr. Mis on sul nagu loomi ka või? Mul on loomi. Mis loom? Mul on koer ja kass. Koer ja kass. Kass teeb nagu ka purr. Teeb küll, jaa. Nurrub jah ilusti. Nurr. Teeb igasugust sigadust, nii et... Aga sa teed ise ka talle vahest nagu purr. Küsi, et kas ta ma teen talle teistmoodi, nii et... Ja siis nurru. Kas sa tahaksid mulle pai teha, nii et ma nurrun, nagu sa oma kassile teed? Pai või? Jah. Seda valus vaadata. On natuke, jah. Ütle, et aitab. Aitab. Napid oleksid küntega saanud. Tead, kui teed kassile pai ja siis ta järsku otsustab valida vägivalla. Küsi, mis Tšiki lemmikloom on ja imiteeri seda looma kohe järgi. Mis su lemmikloom muidu on? Minu lemmikloom on jänes. Ja hakka randomly jänes tegema, nagu täiesti randomly. Nagu selline jänes, kes mingi... Ei, tegelikult ma arvan, et nagu ta on ikkagi võiks olla selline nagu känguru mood. Selline, nagu sööb ka, mis jänes sööb mingi kuradi... Ei, no ta võiks ikkagi nagu niimoodi olla, nagu hüppab nagu... No, see on nagu trenni teeksid. Trenni teeksid. Okei, nagu teeks kükki. Jah, kükki. Sain teha natuke National Geographicut sulle. Et said targemaks. Aga mis on midagi sinu juures, mida mina ei tea? Paljud ei tea, mis poole lause peal T-Rexi lihtsalt lambist tegema. Nagu full T-Rexi. Minul on see, et veits nagu arglik, aga mitte nii arglik. Arglik, kas sa seda karra näiteks? Ei karra. See ei olnud hirmus praegu. Ei, selline nagu kindlasti nagu krokodilli moodi, noh. Ei, praegu korra kartsid. No see veits oli nagu... Küsi, kas ta impressioneid oskab teha? Kas sa oskad kedagi järgi ka teha, mingit impressionit või nii? Siis ütle, et sina oled räigelt hea. Mina olen räigelt hea. Kas sa tahad, ma teen oma Richard Nixonit või? No. My name is Richard Milhouse Nixon and I struggle with addiction. Tahad minu Joseph Kennedyt kuulda? No, kuulaks huviga. We go to the moon, not because it is easy, but because it is hard. Seda ma pean harjutama veel. Võin oma beebiluusta, tahad kuulda mu beebiluusta või? Maja ees on võõrad. Keegi murrab mu koju sisse. Tulge appi. Hakka lambist delfiini tegema. Sul mingid allergiaid on juhuslikult või? Mul on tolmu vastu allergia. Mul on ka praegu just kevadel, vaata, kui tuleb see õie. Siis hakkab tekib, vaata see. Kuradi, mul ajab nagu niimoodi nagu naerma, vaata. Elevant. Tead, elevant on ju see. Mis see häält elevant teeb? Kuradi... Ma kooli ajal käisin korra näiteringis ja midagi sellist me õppisimegi. Kassijääd võib ka teha nii. Jah, kassi ma oskan hästi. Miau. Aga sa teed mõnikord kassile otse näkku nagu, et ta justkui saaks aru. Ole järsku detektiiv, uurija, küsida nagu intervjuu küsimusi. Kus sa muidu viibisid eile kell 7 õhtul? Kus ma eile viibisin? Jaa, kell 7.03. Mina viibisin kodus. Kodus? Jaa. Kas sul on kedagi, kes saaks kinnitada seda? Mul on 3 tunnistajat. Istu nagu lind oksa peal seal diivani peal. Ja kui ma küsiksin
su sõpradelt üle, kas nad kinnitaksid, et te mängisite kaarte? Jaa, nad kinnitaksid. Siis teile leiti Ülemistest üks laip ja... Laip? Ja siis ma mõtlesin, vaata. Ja pooles lause pealt hakkad T-Rexi tegema jälle. Mingi laibast oli hea, aga mina ei olnud kindlasti. Sinu pool, jah? Olite, jah? Jaa, me mängisime krokodilli. Krokodilli, jah? Sellist krokodilli. Tai, sorry, mul see õietolmu allergia, vaata. Lambist lenda minema lihtsalt, tee seda aukusuvist ja seda linnu häält. Ja. Kuule, aga ma nägin mingid maisiteri seal, et... Kuidas teid läks? Väga hästi läks. Ta oskab nalju teha ja ma ei ole kunagi nõukest nalja inimesega teidil olnud, et nii palju naerda sai, et... No näed siis. No väga palju asju tegelikult sai teada. Kust sul on uus move tähendab? Sa pead lihtsalt Pead meid kõiki kaasa võtma. Viimane. Selle teide puhul sa oled räige salsaõpetaja, siuke sensuaalne, õrn, natuke Spanishit pane juurde, siuke siuke seksikas. Õpetad tal erinevaid liigutusi, küsid, mida tema oskab. Sa oled Enrique Iglesias. Salsaõpetajana. Väga hea, let's go! Me ütleme sulle aeg-ajalt, ütleme sulle freeze kõrva ja siis sa pead jääma täiesti nagu kivipoosi, kuniks me ütleme siis unfreeze või siis stop. Siis võid edasi liigutada ja käitu nii, nagu midagi poleks juhtunud. Hello! Hi! Do you like dancing? Yeah, I do. Yeah? What kind of dancing do you do? I do jazz funk and high heels also. Oh, we should try a couple of moves. Right here. Yeah, right here. This is I don't have any heels. You don't have any heels? Räägi, et sa oled salsaõpetaja. Because I am myself, I'm a salsa teacher. Salsa teacher, I really? teach salsa. For how long have you been dancing? Really, ever since I was born. Really? No, because I was born to dance. The dancer, lives in me. And how long have you danced for? I actually love dancing since my childhood. It's also almost the same. Yeah, okay. Räägi talle hästi palju mesijuttu, kuidas ta sinu nagu tähed. I just keep losing myself into your eyes. You're so... There's the ocean. Yeah, you're like the ocean and I'm like a drowning man, Räägi ja siis keset lauset üks salsa poos. And I just feel like when I talk to you, I feel like this connection. Do you want to do do you know how to do the Vienna waltz? 1, Maybe, 2, yeah. 3. Maybe. You want to try that one? Yeah, you want to try that one? Let's dance. What? Were you stuck? Stop. Laula ladina keeles. Okay, so Veni creatus spiritus, Veni creatus spiritus. That's how you sing while you dance. I see, we're getting the hang of it. Keeruta teda nüüd alguses rahulikult, aga ära lõpeta keerutamist. Okay, let's keep spinning. Let's keep spinning. Okay, I have a hand over. Oh, don't fall. It's funny, I know. Ja nüüd ütle, et sa oled tegelikult salsas ikka oled palju parem. But I'm actually much better at salsa. Ja nüüd õpetad salsat. So do you want me to show you some my own, this is like my own salsa moves that I invented. So basically you gotta move your hips like this. And you sometimes do sometimes you do like this with your foot. Because I'm from Jõhvi, so it's second most eastern city in Estonia. So I had I do like salsa and I do like a jump style. I had the jump style elements to it. And it's, kui sa enda jala kikki teed, siis friisi. And you gotta let me dance. Yeah, you do this and then you... and then you... Like this. Yeah. Unfreeze. Oh, my leg got a little stuck. It's an old injury. Sometimes I get frozen. But yeah, we can sit. I think you're really a special person. What do you find special about me? Just your general vibe. It's hard Please. to... Oja. This again happened. It's hard to watch. You drown in my eyes? Stop. What? Käitu nagu poleks midagi juhtunud. I don't know, I just feel really calm when I talk to you.
You know, does that make sense? Yeah, Sort that's of actually like- a good side. Yeah. So I feel like you're like a kind person, and it kind of like melts my anxiety when I look at you. You know? Yeah. So, yeah. Neiu. But sometimes I kind of like... Nii lahe. Ütle, et sa kirjutasid talle temast luuletuse tegelikult. I actually, this is kind of embarrassing to say, but I actually wrote a poem about you. About me? Yeah. Really? I memorized it, so I don't have like a paper. Freeze. Is it in English or in Estonian? Okay, stop. It's in English, yeah. Mida casual. It's in English, but it's like 3 verse. I forgot your name, I'm sorry. Polina. Polina, yes. Yeah. Polina. You're so pretty. I can be your Buratino. You can be my Malvina. And then we can go to Superalko and buy some viina. And I'd love to take you out dancing. And then we could visit a German city called Danzig. And we could walk on the old town, look at the stars that look like your freckles. And while we dance, you can hear me stutter. It's kind of like it's not like a finished. Thank you, that's pretty. But yeah, I hope you liked it. I like it, thank you. Küsi, et mida ta sinu kohta tahaks teada. Is there something you would like to know about me, maybe? Yeah, tell me about yourself, everything you feel like I need to know. Freeze. So I've been doing like stand-up comedy for over 12 years now. I started like very young, and that's what I do. Like, that's what I do like professionally, you know. So it's a kind of like a high-pressure thing to do, but I'm very passionate about it, and I like to make people laugh. And sometimes I'm successful at it, sometimes I'm not. But I feel I'm in a really good place right now with you here. Küsi, et kas tema saaks sulle tantsu veel õpetada teidi lõpuks? Could you teach me like a dance move? I don't know, like high heels, it's like more like feminine. I can be feminine too, like I'm in touch with my feminine side. It's kind of unexpected. Okay, so... Of course, let's do it. So you need to stand out like this, your legs like this. Yeah. And then you go like this. Okay. Do it. No, like, wait, your hands. Okay. They go like this and then like this. Oh, okay. So it's like... Like that. Yeah. That's a very good move. You like this? Yeah, I like Teeme it. koos ükskord veel. Okay, let's do it Ja one siis more time friisi all. together. Okay. 1, You ready? 2, 3. Hoia. See you later, brother. See on nii halb. Mul on valus, lase lahti. So I feel like we nailed it. Yeah. Thank you. You can see like my ass shape on the couch here. I think you're a very cool person, but thank you for the date, and can we hug one more time? Sure. Yes, Thank thank you you, too. Paulina. You're very sweet. Me too. Hoia. Okei. Thank you. ei saa, see oli ebamugav. Ma valiks nagu kõige pehmemad vennad. Sorry, aga sa neilisid selle täiega. See oli väga haige. Ka haige. Kuidas meeldis? Väga fun oli. Mis neiust arvad? Väga armas tüdruk. Kutsuks jälle välja. No vot, siis on. Minu väike Sneguretška. Kohe Pretty well, and actually he's so sweet and very calm. I've heard
that he was more like funny with others, but with me like more calm atmosphere that I really like. I like calm atmosphere. Would you like to go on a second date with him? Probably, yeah. I would like to know about him. I'm just that good. Ei, nagu ja see on raske aktsepteerida. Lihtsalt neilisid Ma niimoodi. suudan Numbrid. See ei ole reaalselt võimalik. Vaata, ma pean nagu, ma saan nagu handicapiga. Jookse. Pane favoritsidesse kohe. Kas nad olid nagu samal sa teidil? pead ka kogema seda. Kas nad olid samal teidil või? Yeah, sorry for all the weirdness. I had like a mic and they told me like stuff to do, like that weird freezing stuff. Really? Yeah. So I don't really have like a tick or anything. Okay. And also I'm not a very good dancer. Okay. But I did mean everything else I told you. And if you'd like to go on a date sometimes, then I would ask for your number. And if you won't want to, then you can just not reply. If I want to, I can Yeah. not reply. Not reply. If you don't want to. If you don't. Yeah. Okay. I'll tell you my number. Yeah? Yeah. Let's go! Yeah, here it is. Thank you. This looks like a real number. Yeah. kallistaja friis. But thank you again. They asked me to freeze again, but I'm not gonna do it. Kes sulle meeldis kõige rohkem? Mulle meeldis Polina kõige rohkem. Viimane jäeti paremaks. Aga mitte ainult välimuselt, vaid lihtsalt see, kes ta on inimesena. Ehk selline tore, lahke inimene. Nii et sinu poolt teisele teidile oleks kindlalt minek, jah? Jaa, kui ta võtab mu kõne vastu, siis ikka. Super. Ja nad elasid õnnelikult elu lõpuni. Või noh, eks me siis näe. Tänu meie sponsoritele Coolbet, Peetri Pitsa, Liviko Ulakas Kaunitar ja Fotopoint. Aitäh, et vaatasite meid. Kui teile meeldis see episood, siis kindlasti vajutage like, vajutage subscribe ja andke meile märku, siis me teame sellist stuffi veel teha. ja kindlasti jälgige Danielit. Just, ja Rogerit ja Goodlani ja Kaia-Liisat ja igatahes. Thanks, sõbrad. Teema out. Teema out. Peace! Jälgi meie TikToki, kus näed eksklusiivseid, nägemata kaadreid tänasest saatest, millest sa kindlasti ilma ei taha jääda. Lisaks viska pilk peale meie teema Instagramile, kus loosime kõikide jälgijate vahel välja Ulaka Kaunitari mystery bag'i. Ja meie armsal Danielil on hetkel käimas ka tuur, millele on sul võimalus veel Tallinnas jõuda. Nii et ära jätta võimalust kasutamata. Thanks, sõbrad, ja järgmiste teemadeni.